peal sellele, et kõik ikkagi toimiks Kristo Küljest. Kõrge kaarega läheb tagumisse posti ja sealt lükatakse ära 1-0 ja Riki Tšanda paneb pea vahele 10. minuti 10 mänguminuti täitumise eel ja viib Nõmme Unitedi seda mängu juhtima ja tõesti piisas praegu nõmmekatele ühest võimalusest. Teeb endale siit sellise varajase sünnipäeva kingituse, kerkib nüüd tõesti ikka väga-väga kõrgele ja Virgo Vallik oli jäänud teda seal katma ja no Vallikul muidugi ülikeeruline ka midagi selles olukorras ette võtta, sest Tšanda kerkis meeletult kõrgele ja lisaks tuli ründemängija, ründav keskkaitsjaga hoo pealt ehk ühe koha peal seisnud Vallikul sisuliselt ei olnud võimalustki nii kõrgele kerkida. Praegu selgelt puudulik kaitsetöö Pärnu Vapruselt ja Aigus nüüd jääb ilma pallist United ja tuleb löök ja tuleb ära 1-1 ja Mark-Anders Lepik on see mees, kes saab siit kohe vastu värava kirja ja see käis nüüd väga-väga kiiresti. Muidugi ei lase endale 2 korda öelda, kui selline pall ette antakse, siis tuleb ära kasutada ja see on Läänelaiu ebaõnnestunud puude, mis jätab palli Lepikule ja Lepikult muidugi väga efektne väliskülje löök ja pall tagumises ristnurgas, nii et nagu öeldud, Mark-Anders Lepik ei lase endale 2 korda öelda. No täiesti mõõdetud löök, see tundub iga korduse järel veel üha parem lahendus. Külmavereliselt Henri Välja palli taga, Gregor Pürg väravas, kas oli märkmest abi? Välja lööb ja lööb sisse ja läheb Pürg küll õigele poole, aga Henri Välja 2-1 Pärnu Vaprus juhtima 52. minutil. Ja vaatame kordusest ka Välja ja läks Pürg õigele poole, nii et selles mõttes märkmest oli abi, et sinna vasakusse all. Bruno Vain paremal äärel palliga, lõikab ja kas läheb läbi mängijate vahelt ja lähebki läbi ja jõuabki palliga kasti 3 mehest läks praegu Bruno Vain mööda sööt värava ette ja siin on 2-2 ja see on Bruno Vaini värav sisuliselt ikkagi. Ja saab kätte ja saab Chisala kätte selle 2-2 Viigi värava 72. minutil, aga see, millise eeltöö tegi praegu Bruno Vain. Aasta lõpus aeg-ajalt kokku panna, no vaatame siit kõigepealt 2 mehe vahelt läks läbi Viidase Aalaja vahelt, siis mööda ka Pajost sööt värava ette ja Chisalale ja muud üle, kui sisekülg vastu panna ja vaatame veel kord kordusest, sest seda tasub vaadata küll. Ja hops ja läinud tangi. Pajo jõudis küll veel olukorda, aga läks Vain ka temast mööda ja no see oli tõesti, Slavomir Čisakovski võib selle. Chisala läheb nüüd ja Chisalal on ruumi, Chisala on palliga kastis, Sepik on tema vastas, sööt teise lainesse, Beglarishvilil pall jala peal, Beglarishvili lööb ja 3-2, aga viga ikkagi võetakse siit enne ära ja ei saa. Ja Beglarishvilit, ta tuleb sinna kaadrisse täiesti viimasel hetkel, väike konks löök, aga vastasmängijad tabas. Okei, see nurk oli nüüd natukene teistmoodi, sest et siit nojah, kuidas see puude täpselt oli, aga eks me näe, mida otsustab Ožomkov. Värav ja Nõmme United läheb 3. Paneb Alteberg pea vahele ja nüüd on kõik, Nõmme United saab võõrsilt 3-2 võidu Pärnu Vapruse üle. No Bruno Vain, palju õnne, kui magus see võit täna on? No super, emotsioonid laes ikka korralikult, oli väga vaja seda, oli vaja. No sa sekkusid teiseks poolajaks väga isukalt, kas sinu enda individuaalses plaanis õnnestus kõik nii nagu tahtsid? No kas just kõik õnnestus selles suhtes, meenub üks pall liini taha, mis ma sealt eest läbi lõin. Selle oleks võinud paremini teha. Eks ikka mingid pisiasjad vajavad nikerdamist, aga suures plaanis oli päris okei mäng. No mis sa ütleksid, mis selle võidu teile ikkagi tõi? Esimesel poolel läksite juhtima, kohe kiirelt löödi vastu, aga teisel poolel suutsite uuesti kaotusseisust välja tulla? Ma arvan, et kogu tiimi ühtsus, me teame, mida me tahame, me oleme trennis harjutanud neid asju selles suhtes, et plaan on selge ja see, kui kõik
nii-öelda võitlevad ühe eesmärgi nimel, siis see toobki võidu. No, erakordselt võrdne mäng oli, statistika ütleb palli valdamine täpselt 50-50. Mis olid need asjad, millest te täna Vaprusest paremad olite? Väga hea küsimus. Milles me paremad olime? Võib-olla siis esimene poolaeg kindlasti jäime surve alla, aga teine poolaeg, ma ütleks, meil oli päris palju selles suhtes võimalusi ja lihtsalt realiseerisime ära enda omad. Olgu, aitäh sulle, palju õnne! Kus Maikep kindlasti 2 korda juhtisite, aga mis need asjad lõpuks olid, mis täna ei õnnestunud? Raske kohe niimoodi ausalt öelda, kuidagi kadus ära niisugune nagu võib-olla voolavus meie mängus, et kuidagi mingisugused pisieksimusi palju, mingisugused närveerimisi, ma ei tea, puterdamisi, mis iganes, et kuidagi niisugune mõnus voolavus kadus nagu ära, mis meil lisapoolaeg nagu vedas. Teisel poolel tundus, et ka see tuul päris palju mõjutas, et pikad pallid jäid tihti peale nagu õhku rippuma või kandusid üle küljejoone. Jah, see on selle rehepapeeri pära, et siin on nii lage väljak ja siin see tuul mõjutab päris korralikult, ausalt öeldes niisugust tuult nagu täna pole siin ammu saanud, et oli tõesti kohati arvamatu. Eriti esimesel poolel tegelikult kontrollis ta mängu päris ikkagi rohkem kui United, aga tundub selles võtmes ka, et see tulemus kuidagi ei ole täna õiglane või tundub sulle tagantjärele, et ju siis pidi nii minema? Jällegi, samas Nõmme pani ka juurde teine poolek, eks neid see samamoodi nagu see tuul mõjutas sessa poolek, ma arvan, et selles suhtes, et see oli ka meile abimeheks. Lihtsalt päeva lõpuks kasutasid nemad selle paremini ära ja ega selles suhtes lõpuks pole vahet, ma ei tea, kas oleks õiglane tulemas viik või meie võit, mis vahet ei ole, et loevad need punktid, mis tulevad tabelisse juurde. No väga tähtis mäng on nüüd tulemas karikasarjas Paide linnameeskonnaga. Mida nüüd, kas siit kaasa võtta või mida on vaja seal silmas pidada, et paremini toime tulla? Kaasa võtta võib-olla see esimene pooleks, sest ma arvan, me tegelikult pressisime ja päris hästi, tekitasime neile palju probleeme. Et võib-olla jah, niisugune kuidagi, et ei maksa nagu, kuidas öelda, pead norgu lasta, et kaotasime, et selles suhtes meil on juba tuleb ju karikas on ees, et see on väga oluline ja samamoodi meil tuleb järgmine mäng ka kodus, et seega siin pole mõtet midagi nukrutama jääda, et tuleb ainult edasi minna. Kui palju te võistkonna sees sellest karikasarjast just rääkinud olete, see on ikkagi selles mõttes ajaluline võimalus, et 2 mängu kaugusel on eurosari, kui palju te sellele mõtlete? Ei ole otseselt niimoodi mingit erilist rõhku pannud, et ma ei tea, et see nüüd, ma ei tea, täiesti kuidagi mingit erilist lähenemist üle teinud, et oleme võtnud mäng korraga, et siin üritanud oma asju paremaks saada, et eks siis näeb kolmapäeval, mis saab. Aitäh, Ott, soovin edu! Ja, aitäh!